No tere kõigile. Täna ma teen sellise lühikese video, mis on plokiahel. Selleks, et mõista, mis on plokiahel, tuleb siis tuua teile üks lihtne näide. Ehk kujutame ette, et meil on 5 inimest, kes soovivad oma arvutiga osaleda plokiahelas. Plokiahel annab võimaluse salvestada tehingut. Ja selle näite puhul meil on 5 inimest, kes soovivad osaleda plokiahelas. Ja nüüd hakkavad toimuma sündmused. Näiteks Tõnu lehvitas Mallele. Kõik plokiahela liikmed salvestavad selle sündmuse endale arvutisse ehk programmi. Ja esimene sündmus oli, et Tõnu lehvitas Mallele. Ja kõik 5 liiget on salvestanud selle sündmuse endale plokki. Teine sündmus on, et Malle hüüdis Mati. Ja kõik plokiahela liikmed on salvestanud selle sündmuse endale programmi. Kolmas näide on, et Arno kallistas Pille. Ja 4. on, et Tõnu kiitis Tarmu. Selleks, et mõista plokiahela võlu ja seda, miks ta nii populaarne on, vaatame, mis juhtub siis, kui üks plokiahel kaob. Nagu näeme, et ei ole nende tehingutega mitte midagi juhtunud. Informatsioon on meil alles. Ja kaob ka teine plokiahela liige. Jällegi ei juhtu midagi, sest sündmused ja tehingud on alles jäänud. Ja siit me näemegi, et miks plokiahel on nii populaarne, miks ta kogub aina suuremat ja suuremat populaarsust. Ja mis tähendab seda, et ei ole ühtset keskset institutsiooni, mis salvestaks ja kontrolliks kogu tehingute ajalugu. Lühidalt öeldes, mis on plokiahel? Plokiahel ongi detsentraliseeritud kogukonna täielik ja muutmatu tehingute ajalugu, millega kõik kogukonna liikmed nõustuvad. Tehingute ajalugu, mis omab sellist iseloomulikku joont, kus üks inimene kontrollib asja ja paneb asju kirja, on tegemist hajutatud süsteemiga ehk tehingute ajalugu kontrollivad palju. Ja alternatiiv sellele on ehk kontrollib üks. Ja kui on üks selline keskne organisatsioon, siis tegelikult on kontroll meie enda käes. Vastupidiselt hajutatud süsteemile, kus tegelikult tehingute ajalugu kontrollivad palju. Ja siit me näeme, miks plokiahel ohustab pangandussüsteemi. Ja selleks, et mõista, kuidas plokiahelat kasutatakse krüptovaluuta puhul,